tänane lugu on ühest eidekesest. Elas kord eideke, eidel 3 hanekest. Hanedele vaja karjust. Eideke juba vana ei jaksa ise hanekarjas käia. Läkski mööda teed hanekarjust otsima. Juhtus talle vastu jänes. Heit ütleb, tere, tere. Jänes vastu, tere, vanaemake, kuhu sa lähed? Vaat mina lähen hanekarjust otsima. Oi, võta mind hanekarjuseks, ütleb jänes. Aga kas sina õlletada oskad, küsib Heit. Oskan küll. No kuidas sul välja tuleb? Ei, sind ma küll ei võta. Sina ei oska midagi õlletada, sina hirmutad mulle haned ära, ütles Heit ja läks mööda teed edasi. Läheb eideke mööda teed edasi, tuleb talle vastu hunt. Hunt küsima, no tere, vanaemake, kust sina lähed? Eideke ütleb, vaata mina lähen endale hanekarjust otsima. Hunt, võta mind hanekarjuseks. Kuule, no ei tea, et kas sa ikka õlletada oskad, küsib eidekene vastu. Muidugi oskan õlletada. Ei, sina ei sobi, ütles eideke, sina hirmutad mu haned ära, mine ära, ei ole sind vaja mulle hanekarjuseks. Läheb eideke mööda teed edasi. Tuleb talle vastu karu. Ütleb, tere, vanaemake, kuhu sina nüüd siis minemas oled? Heit vastu, et näed, et minul on vaja hanekarjust, otsingi endale hanekarjust. Karu kohe ütlema, võta mind hanekarjuseks, mina olen üks ütlemata hea hanekarjus. Aga kas sa õlletada oskad? Küsib eidekene. Oskan ikka. No kuidas sa õlletad? Ei, ütleb eidekene, ei, sina küll ei kõlba, sina evatad minu haned täiesti ära. Läheb Heit edasi mööda teed ja siis tuleb talle vastu, tead kes? Rebane. Rebane kohe, oi, tere eidekene. Kuhu sina nüüd minemas oled? Eidekene ütleb vastu. Mina lähen endale hanekarjast otsima. Rebane see peale, no võta mind, mina väga hea hanekarjana olen. Eidekene küsib, et kuule, et aga kas sina oskad õlletada? Rebane ütleb, muidugi, miks mina siis ei oska? Ja hakkab õlletama. Tille-talle merre sööma roogu jooma, tille-talle ise mängin mäe peal, kari sööb kaldal, tille-talle. Eidekesel nii hea meel leidis ometi hanekarjuse, kes nii ilusasti õlletada oskab. Läks karjusega koju, andis talle süüa, tegi pehme aseme. Järgmisel hommikul saatis rebase 3 hanega karja. Rebane läheb ja muudkui laulab. Tille-talle merre sööma roogu jooma, tille-talle ise mängin mäe peal, kari sööb kaldal, tille-talle. Tuli õhtul koju, aga vaata, ei olegi enam 3 hane, oli ainult 2 hane. Eidekene küsima, et kus siis üks hanekene jäi? Rebane vastu, oi tema jäi merre sööma roogu jooma, homme tuleb koju. Järgmisel hommikul jääb jälle rebane 2 hanekesega karja, ise laulab. Tille-talle, merre sööma roogu jooma, tille-talle, ise mängin mäe peal, kari sööb kaldal, tille-talle. Õhtul tuleb koju, aga seekord ainult 1 hanekene tal kaasas. Vanaema kohe küsima, et kuule rebane, aga jälle sul 1 hanekene kadunud. Rebane ütleb, oi, pole hullu, tema jäi merre sööma roogu jooma, et küll ma homme tulen tagasi. Tuleb 3. päev, vanaemakene paneb rebasele jälle leivakoti kaasa, saadab ta karja. Rebane läheb, laulab. Tille-talle, merre sööma roogu jooma, tille-talle. Ise istun mäe peal, kari sööb kaldal, tille-talle. Tuleb õhtul koju, aga ühtegi hane ei ole. Vanaema kohe küsima, aga kus sul hanekesed on? Oi, hanekesed minul, oi, nemad on seal, jäid merre sööma roogu jooma, küll ma homme toon. Aga järgmisel hommikul oli rebasel juba hoopis teine lugu. Tuleb vanaemakese juurde, ütleb, tead, mind kutsuti ristsetele.
väga on vaja minna, pane mulle moonakott kaasa, anna mulle vaba päev, ma täna lähen ristsetele. Vanaemaka annabki, aga rebane ronis hoopiski kuhu. Rebane ronis võipüti juurde sahvrisse ja hakkas aga võid sööma. Limpsis suu ka veel puhtaks. Läks siis pärast tagasi koju ja vanaema küsima, kuule, mis selle lapse nimeks pandi? Rebane vastas, Aleng, ikka Aleng. Järgmine päev sama lugu. Rebane ütleb, et tema ei saa karja minna, teda hoopis ristsetele kutsutud. Ronis aga ise jälle salaja võipüti juurde ja sõi edasi. Urrud läikisid. Koon oli kõik võiga koos. Kui koju jõudis, vanaema küsis, et mis lapsele nimeks pandi? Rebane vastas, Pooleng, vanaemake, Pooleng. Ja tuli 3. päev. Rebane läks ka see päev, et teda jälle ristsetele kutsutud. Tema ei saa karja minna. Noh, vanaemaka ütles, olge mine siis ristsetele. Pani talle moonakoti kaasa. Rebane aga ronis jällegi võipüti juurde ja sõi võipüti täiesti tühjaks. Kui koju jõudis, vanaema küsis, et mis lapsele nimeks pandi, ütles Rebane selle peale. Lõpeng, vanaemakene, lõpeng. Aga 4. hommikul oli Rebasel väga paha olla. Hädaldas ja oigas. Vanaema ütles selle peale, vaja sind sauna viia, terveks vihtida. Viiski Rebase sauna, pani lavale, hakkas vihtlema. Kus nüüd hakkas Rebasest rasva ja hanekonte välja tulema? Vanaema kurjus täis, sina oledki minu haned ära söönud ja minu võid hakka järgi. Nüpeldas vaest Rebast nii, kus sai. Hea, et Rebane lõpuks metsa ära jõudis joosta. Selline lugu oli seekord niisugusest Rebasest, kes sõi ära nii hanet kui ka või.